Minu selja taga laiub Skrunda sõjaväelinnak. Siin on kõik, mis ühes sõjaväelinnakus olema pidid. Lähme vaatame. Nüüd me oleme ilmselt jõudnud siis Skrunda sõjaväelinnaku ühte kultuurikeskusesse, klubihoonesse, mis on siis ka vastavalt ajastule ja ideoloogiale kujundatud. Ja lisaks sellele on siin väga meelikütkestav ülevaade Venemaa ajaloost läbi erinevate relvakonfliktide. Alustades siis, ma ei tea, Ivan Julmast, liikudes edasi prantslaste vastu peetud lahingutest, oktoobrirevolutsioon loomulikult. Nüüd me oleme jõudnud punkrisse, mitte tavalisse, vaid tuumapunkrisse, nagu võis otsustada radioaktsiooni kontrollpunkti järgi siin sissepääsu just esimestes ruumides. Aga loomulikult toimus tuumapunker ka tavalise varjendina. Nii ta töötas kõige parem, sest tuumapunkri jaoks vajalikku varustust siin ju ei ole. Ilmselt ka ei olnud mingi suuri ladusid. Seina peal näeme radiaatoreid, mis kütsid seda päris külma ruumi. Ventilatsioon on seal torud kuidagi maa peale veetud, nii et jah, radioaktsiooni puhul siin ei oleks nagu väga pikka pidu olnud. Pobeda начинается здесь. Nõnda on kirjutatud nende suurte tähtedega selle imposantse spordisaali seinale. Lisaks sellele, et võid kindlamalt koju tuleks, on siin ka võtted, kuidas teha vaenlane kajutuks ja ka instruktaaž hommiku võimlemiseks. Ühes korralikus linnakus ei puudu loomulikult vangla ja selle jalutushoovis me nüüd seisamegi. Aga see on isegi selle vangla kõige helgem koht, sest et selle müüri taga nendes ruumides asuvad kartsen mustaks võõvatud seintega ja lavatsiga. Siit saab aimu omaaegsest elust, kuidas asjad siin olid.